Tere hommikust siis. Täna on 4. veebruar äkki või? Tulime täitsa juba väga kaugele, et päris palju on sõitnud üle 20 kildi ja platsi peal kohe siin tegime esimest augu ja ega kala on kohe all. Ops. Et pole harjunudki, et nii soe on väljas, et täna on mingi -10 või. Et hea soe on ikka. Tuulevaikne ja et muidu -20 kogu aeg ja palju pole vaeva näha, et ei jookse alati pundist minema. Et oleme siin samas teiste juures. Ja täna hetkel on mul siis Rintsi 3 kant otsas. Ja Margusel ka see laina tuleb ja tuleb. Järgmine jälle. Mõnusalt täna jääb, raksub kogu aeg. Nii pinges on. Riided seljast ära võtma. Liiga soe on olla. Esimesed juba tulid, nii et ju täitsa kena, ju Peipsi mõõt ju. Ja otse siin, kus maha pandi. Ja juba tuleb järgmine. Opa! Ju väga kena ju. Ja kellega sa jälle peal oled? Ju Viktoriga Mustvest. Oih, kõne kukkus ära ka. Nii et kollane jakk toimetab sul praegu, nagu ma näen. Tead, paneb laskmise pealt. Õhus on kala ühesõnaga, lennus. Lennus. Ja. Vahepeal paneb päris kõrgelt paugu. Täna siis kino tuleb juba uue kaameraga, DJ Osmo uuega, DJ Actioniga. Sa võtsid minu ometi ära. Ja võtsin ära, ei, aga mul on teine kaamera ka veel, nii et see on praegu Aare käes. Aga teeme siis kino nüüd uue kaameraga, vaatame. Et Action 6-ga ja peaks tänu, aitäh Drone EE-le, kes seda võimaldas meile. Teeme ju õigesse kohtale. Muidugi, see on väga õigesse, näe. Just teengi kino siin, et ütlesin, et Viktoriga just panime maha ja kohe kalasaani juures, nii et ei ole vaja kuskile kaugele joostagi. Nii. No aga see oli eilse päeva kõva töö. Sai kõvasti kaugelt otsitud piiri äärt mööda, nii et... Iga päev sa otsid, nii et... No seda küll. Täna ilusam paistab seda liiga ilusaks. Oi. Juba liiga ilusaks. Ja me saame õng ka pehmem. Jah, aga kollane jakk. Täitsa toimib. Kippab. Sul ei ole kaua väsitab. Osso! See oleks nii kaua jäkkul, sul läheb ritmo oleks. Jumala pana on. Oppa, nii. Normaalne. Vaat ilusad pätsid. Ja näe, ja mahapaneku koht on seal samas. Nii et ei ole vaja joosta kaugele. Ei ole! Oota, saadan Kuidole pildi kohe. Naare, mis sul toimub seal? Ma vahetan landi ära. Tule, ma annan sulle ikka õige landi. Mis sa otsa paned? Ai, jaki praegu. Paned jaki või? 3 kandiga ei taha püüda või? Ma annan sulle selle landi, millega siin kala ka saab. Näe, mul on veel. Siis kui veel suurele massile ei olnud saada neid lante. Rintsi 3 kant hõbedane, nii et see pane otsa ja tahad näha, et hakkad kala saama. Pane mulle siia peale, ma kohe võtan. Vaata, et me ära ei sõida sellega sealt niimoodi. Ja jälle Margus võtab seal. Usso, kus vajutas. Normaalne kala tuleb. Ei, ilus kala on siin suurus. Opa, normaalne. Ilus jälle. Vaat see on normaalne Peipsi püük. Viktor on päris hea platsi leidnud. Kohe hommikul hakkas pauguta. Ja mis sul jakiga toimub? Räägin, tule pane Rintsi 3 kant otsa, hakkad saama kala. Uus on vana, nüüd tuleb normaalne.
pani ilusa litaka. Ei olnudki nii suur. Ma arvasin, et suurem on. Litakas oli poole kilose oma, aga ise oli 200. Käisin siis ümberringi aukude peale. Ühe kala sain kätte ja tulin ikka siia sama augu peale tagasi. Ja kohe hakkas midagi toimuma. Alguses oled su ilgud suur hädaga, kuna ma kaamerat panin tööle, ma ei saanud tal ilusti nupule pihta, siis läks poole tee peale ära. Aga selles augus jälle hakkas tulema. Et naljakas jah, et paned paar meetrit eemale ja ei saanud kuidagi seda kala võtma. Jälle paar kala august. Enne oli ka 5-6 tükki. Ja siis oli vaikus augu all. Tundub, et see parv ei ole ilgelt suur. Pigem on sellised üksikud kogumid, mis sa võtad välja. Siis auk natukene rahuneb. Ja siis võtad jälle paar tükki välja. Aga lähme otsime veel edasi. Aare seab oma rullil tamiili ja siis ma tunnen, kala võtab. Ütleme nii, et pole ritva vajagi. 2 ilusat poissi kätte saanud juba. Võiks veel tulla. Aga suht kõrgel tundub kala lennus. Ja nüüd kui filmid, siis enam ei tule muidugi kala. Tule. Ops. No näed, püüdsid mulle ka... Siis kui sa ei saa ise ka endale kala püüda, või end tuleb püüa pärast olla. See on lahe. See meenutab mul kunagi tuulaugi võistlustel, me neid 4 ritva sassi sain. Aga ridad olid ju taga sees ju. Ja siis oli vaja ju kuidagi ju püüda. Oota, ma olen kuskil kinni. Ja siis ma niimoodi käega tõmbasin 2 tuulekat välja. Said peale kirima. Täitsa ju kenad poisikesed ka veel. Pinges sai ära kirja. Kas sai paar kala ainult? Ma ei tea, et sul ei ole muidugi silma otsas arvesta seda. Vist ei olnud. Ma ei tea, mis seal oli. Ma kiirelt tegutsesin. Ega ju sa tegid sama jälle sidumismänge. Mul see sidumismängud kuidagi täna meeldivad. Aga see 70 lätlase kolmkant on päris hea. Räägin, kohe hakkas sööma, kui alla lasid enne. Mul on tunne, et ta ei ole seal põhjas võib-olla, asi on selles. Ja ta võib lennus olla vabalt. Kohe kontrollime, kus on kala. Võtame tiiper, Chirp pluss 3. Vaatame korra huvi pärast tegelikult. Pane korra vette, vaatame, mis sellega on. Mis ta näitab siin? Võtame siis. Läheb jah huvitavad telefoni auku. Tulevad järgi, näed, siit on näha ilusti. Ahvenad tulevad huvi. Teeme veel, vaata, tiiperil on see tore asi, et 2 näpuga tõmbad, siis saad zoomida. Näed parem. Ja ei, ahvenad on olemas täitsa sul seal all. Aga ei taha süüa. Ahven on olemas. Aga üksik on. Süüa ei taha. Kuna Vikil jäi täna puur maha, siis kasutame aarepuuri. Aarel on Mora Ice Bee. Plastikpuur ja kerge. Ja Makita trell 492, kõige uuem mudel, mis siin tuli alles just. Nii et ta võtab nagu sulavõit 150 millisega. Heipsil seda jääd on küll ikka juba mingi 40 senti äkki või. Et päris palju on. Et annab ikka puurida. Ja, said kala või? Oh, Aare sai kala taga lõpuks. Aga mõnusalt praksub ikka jää. Ja mis on ikka tore, lõpuks ometi saab normaalselt filmida. Muidu oli, tahtsin teile kino teha, aga jõudsin 2 sõna rääkida tavaliselt. Ja siis oli aku juba tühi ja siis pane jälle kogu aeg käima ja käima ja käima. Et nüüd vähemalt saab filmida seda, mida tahad, mitte seda, mida sajab korra. Ja juba võttis. Nii et võtame kala kohe välja ka. Oh, ilus. Väga kena vajutus. Tuleb normaalne. Oh, normaalne.
selline 300-350 äkki. Selliseid on ju tore püüda. Korralikud pätsid tulevad oppadi järjest. Ja ikka rintsi kolmkant hõbedane. Oi, kui mõnus on ikka normaalseid kalu teha. Ops, ilusad. Sellised 200-sed. Ilus. Täpselt parajad emased. Fileerimiseks hea. Saad fileed ja saad marja. Eks vaatame, kas me teile väikse kokanurga seekord teeme. Et siin rahvas soovis, et võiks ka kala tegemisest midagi näidata, et mida ma sellest kalast teen. No küsimus see, kas ma praegu jõuan filmida seda seekord. Kui seekord ei jõua, siis järgmine kord kindlasti. Ai võtti selle. Palav. Oi, istub otas ilus. Oi jah, ai ei ole ilus. Igimull on otsas. Päike on nii ja mõnus soe. Et väljas pidi olema -13, aga ei ütleks küll, praegu ütleks mingi 0 juures oleks nagu. Päikse on ikka väga mõnus soe. Ja, mis toimus? Ühe kala sai. Ühe kala või? Ma mõtlesin, sa hakkasid võtma nüüd. Ei vaata. Üks kala oli ja. Ja vaata, mul tuli ilusaid pätse järjest. Tee siis samma, vaata auk sinna poole. Proovi. Aga vaata neid. Jumal ilus kala tuli siit. Järjest tuli. Sellised paarisajaseid. Väike lõuna, väike puljong. Alkoholi me ei propageeri. Limited edition. Jah, kala tuleb piki juures alati. Just. Sellega probleemi ei ole. Kala läheb ilusti kotti, mitte jää peale. Ja teeme väikse siis jäägermeistri siis juustu. Ja noh, rasked ajad on. Vorst ka hallitab, vaata. Hallitama läinud. Hallitama läinud, nii et lätlane see 70 ja Joo. hõbedane. Töötab. Ilm on ilus. Mõnus soe. Mõnus soe, nagu kevad oleks. Jääpurikad sulavad ja äkki saab veel. Seal näkkiski. Tee 2 liigutust ja 1 ja 2. Lõpuks sai käppa, ta alguses ei saanud õiget liigutust, käib ossa vana. Vot see oli praegu hea litakas. Tuleb nüüd ilus ka või? No ma arvan umbes samast auku kuhugi, mitte oluliselt suurem. Ei, mina olen täpselt samast auku tuli. Täpselt samast. Samast august tuli, jah, just. See oli ilus praegu. Mõnusalt vajutas ära. See ongi see kõige mõnusam, käib läbi. Kohe veel paar liigutust. Ja nüüd oota 5 sekundit. Ja Viktor teab, Viktor teab, kui kala võtab all. Tal on kajalood selle all, vaata silmad on. Olete kuulnud, et Viktoril on nagu see Marilyn Kerro pidi sugulane olema, selles suhtes Marilyn Kerro küll oskab inimeste hingeelust rääkida, aga Viki näed, ütleb juba ette, kui kala hakkab võtma. Ja kala mõõt on ikkagi üldiselt keskelt läbi nagu ilus. See aasta on väga ilus kala. Et nagu siukseid 10-sendiseid ei viska nagu väga sisse. Vaata, mingi aasta oli see, et 80 grammiseid ju lõi ette kogu aeg ju. 1 ja 2. Just. Ei jõudnud teist isegi teha. Praegu siin on vaja hakata lihtsalt kuhugi püüdma. Nii, nüüdseks ma olen natukene selle vol 2 ridvaga püüdnud, et ta on jäigem kui see eelmine ning teiseks on tal 3D prinditud rull peal. Et ta on suurem, et kiiremini saad sa üles kerida. Eriti kui sa sügavast püüad, siis ta on nagu hea. Et sa saad üle kiiret, saad sa üles kerida oma selle asja. Et näe, selline ta näeb välja. Et see on selle aasta nüüd
nüüd sai nagu tehtud. Nii, et pits on ka jäigem. Et parem suuremate kolmkantidega püüda. Ai, võttis, aga otsa jäänud. Nagu ta siin moka otsast võtab praegu. Aarel sama asi. Ma ei tea, kas kuuleb, aga korralikult müriseb. Kuule, siin on väga ilus kala all. Enne just sain ühe ilusa ja nüüd tuleb järgmine. Opa, tii. Sellised 300-sed pätsid. Mis sul toimub, midagi või? Jah. Tule tee uus auk sinna selle platsi peale, mis mul kõrval on. Ossa vana, nüüd tuleb ilus kala või ma ei tea, ma tõmbasin risti või? Või tuleb koha äkki või? Aa, ei. Küljest jäi kinni. Ma mõtlesin, ei ole raskelt tuleb. Eelmine kord Klaivert sai ühe koha 40 sendis. Ütles, et see tuli rahulikumalt kui poole kilo nahven. Et jumal rahulikult tuli ülesse. Oppadi. Ei julge ära sõnada, aga siin lihtsalt on olnud see, et 10 kala püüad ära ja siis on vaikus augus. Ja nüüd kui vaja, siis enam ei tule jälle 10 kala tuli august ära ja ei ole nagu lokaalsed parved tunduvad. Ei ole nagu palju korraga vaata. Mina võtsin, ma lasen alla siis, et mul oli lant sassis. Ei Saare mõtles, et... Kuna Markol läks kaua aega landi alla lahtmisega, siis ma tulin ise. Ma panin silma otsa. Sa tulid mu augu peale. Hakkasid püüdma. Ilmselgelt ma kala ei saanud. Kui lant on pealiinis, on konks. Ja nüüd on vana hea see, et paned filmi tööle, on ju. Siis kala ei võtta nagu ikka klassika. Uus auk ja otsin veel suurema platsi, kus lund peal ei ole. Alla laskmisel kohe mul ja Aarel aina tuleb. Ja väikse tõste. Ma väga palju korraga ei tõsta, selline 10-20 centimeetrit teen sellise väikse nagu randmeliigutuse. Ma ei ole harjunud niipidi ridvaga püüdma. Mul on tavaliselt 90 kraadi rull peal. Ma ei tea, mul on nagu käe pärast on nagu see teine variant. Aga mõtlesin, et proovin täna Aarelt, et võtan selle Vol 2 ridva, et ta on näha, kuidas sellega püüdu on. Aga võib öelda, et väga mõnus on. Et mis on mõnus on see, et tal on nagu see rull on suurem kui tavapärasel. Ehk siis, kui sul on alla 9 meetrit selline, nagu siin umbes on vist, siis sa kerid nagu kiirelt üles selle asja. Ei ole nagu, seda ei ole kaua nagu nikerdamist, et see iga mingi väike paar sentimeetrit lõpuks annab päris palju juurde, kui ka ringiga saad rohkem kerida. Et ma ei ole võrrelnud selle Vol 1-ga, et palju see nagu vahe on kerimisel. Ja tuligi paar kala ära jälle august ja ongi kõik. Tõesti jälle mine otsi uut auku, et tõesti see kala on ikkagi nii laiali veel, vaata. Naljaks, et see aasta pole ta nagu parve kogunenud, nagu muidu ta on. Et otsi üles, kus see parv nüüd on. Aga okei, võtame sugu augu, mis seal ikka. Vahepeal olid väiksed ärikõned ja... Aga... Sel ajal ketti tuli paari 300 grammisid kalu. Nii et päris tore oli tõmmata. Et kui klapp kõrvas on, vaata, siis saab tööasju ka teha vahepeal. Ega kalal puhata siis saab. Aare just lasi ilusa kolli minema. Alla ja kohe ülesse. Ja kiire mäng. Ja ilusad 200-sed pätsid. Peaks vist puidole väikse kõne peale tegema. Aga samas kauaks seda jääb, seda pidu siin. Et raudselt, kui tema kohal oleks, siis olen juba pidu läbi, nii et... Oi jah. Mõnus on kohe, kui kala tuleb. Ilm on soe, päike paistab. Mõnus. Täielik kaif.
mõlemal kala tuleb nagu ja suht ketti võiks öelda. Ja normaalne mõõt. Oleks siis see kala väike. See on selline väiksema poolsem täna. Kui ta vist läks Venemaale ära, teda enam kätte ei saa. Siin on täitsa tore ju. Mul hakkas täitsa ketti tulema. Ühesõnaga, mis ma siit ikka praegu rohkem näitan. Oi. Panin just kaamera kinni ja siis lõi ilusa. Mul lõi sellise 250 ilusa otsa, panid kaamera kinni ja mõtlesin, et aitab küll filmist, kaua nad ikka vaatavad seda kakkumist. Sa ju, mis sa vaatad, näed, kui oled ennegi näinud seda vaata kala võtmist ja ei saa kaamerat kinni panna, sest lihtsalt pätsid tulevad. Opa! Ilus! Nagu õige 300. Mina sain mingi väikse. Paneb kohe mõnuga. Ei, normaalne on, ei ole kolli praegu hetkel mõned viimast kalad ei ole tundnud. Aga üldiselt on kala nagu normaalne mõõdult. On jah normaalne 400. Ma ei julge sinu juurde kurat tulla, sest siis ma keeran äkki oma augu ära, vaata. Et tuleks muidu teeks kino sulle augu juures praegu. Ma riskin, et ma oma augu keeran metsa. Aga ainult hea kino nimel. Püüame siis kala ka vahepeal, nagu Marko ütleb. Lase ta alla. Ei lõu alla lasta, juba on kala otsa. Sul või? Mul... Viisin täpselt aarele praegu kaamera sinna. See oli nii ilus. Normaalne päts tuli. Väga ilus kala on. Ei juba alla lastagi, juba tuleb ülesse tagasi. Ei. Marko seal vahepeal lihtsalt võttis ilusat kala. Loodetavasti võtame ka kohe ilusat kala. Head kolmkandid on. Ei ole pelgalt müügijutt, vaid päriselt töötavad. Nagu näete, kui kellelgi peaks kahtlust tekkima. Et ei pane ise kalu otsa. Ja Marko võttis jälle üks siukese 400. No Marko koefitsiendi võtad maha, siis jääb 200 grammi alles tegelikkuses. Teame küll kalamehe jutta. Ilus päts. Nii, vaatan siis pätsid üle vahepeal kiirelt. Nii, ja ma lähengi püüan veel nüüd. Meil tuli seltsilised Margus ja Harri. Vaata, mis siin augus veel toimub. Kas siin käib elu veel? Või on nüüd vaikseks jäänud asi? Ja tuleb. Kuits on ka kuskil, ma helistasin talle, kutsusin siia.
et üksikud kalad ühe augu sai, 30-40 kala oligi kõik uidal. Aga enne helistasin jah, ütlesin, et tulgu siia, saatsin talle koordinaadid ja et tundub, et siin nagu hetkel igav ei ole. Ilusa jälle vajutas ära. Väike vajutab nii kõvasti. Täitsa metsas, mõtlesin, nüüd tuleb ilus, aga hoopis mingi 100 grammini. Vahepeal need väiksed paned sellise pauguga. Käisin siis vahepeal teiste aukude peal ka. Sain kala. Järgmises sain mingi 10-15 tükki, siis jäi rahulikumaks. Ja siis läksin järgmise augu peale kõrvale, vaatasin. Sealt sai mingi 4 tükki. Ja siis ma mõtlesin, et tulen teen veel päeva lõpetuseks 15 minti oma selle augu peal, mis ma täna jooksma sain ainukesena normaalselt. Aga täitsa kala olemas peale seda pausi, mis siin tekkis. Aga vaatame siis saagi üle ja kindlasti tellige siis palun meie kanal. Likeige videot ning võite kommentaarides anda teada, et kuhu järgmise on teil plaan kalale minna on. Et kindlasti ka haipige videot. Et me oleme iga sellise tagasiside eest väga tänulikud. Nii et, ja andke teada, muidugi võite anda, et mis teile siin videos meeldis. Ja mida te veel rohkem tahaksite nagu videos näha. Et prooviks teile võimalikult nagu õpetlikke videosid teha asju ja näidata, kuidas mina püüan ja et kuidas te paremini püüda saaksite, et teil elu natuke lihtsam oleks. Aga täna terve päev siis sai Coco Martini ehk siis rintsi kolmkantidega püütud. Aare paneb lättuse 70-sega. Väga hästi sai kala, sai augu jooksma, nüüd ta jäi ka vaikseks. Vaatame, mis see 15 minti veel toob siin päeva lõpetuseks. Isegi lõunat pole aega normaalselt teha. Et on enne sai kiire amps tehtud, aga ega rohkem pole jõudnud selleks, et peale lõunasööki hakkas väga hästi kala võtma. Muidugi, mis see Nicepea puuri puhul mõnus, on see, et sa saad murda jääd maha, kui sul spiraali peal on. Või siis rabala sellega on hea lüüa, et sellega ei löö vähemalt, kui on näiteks metallpuur, siis sa ei löö värvi maha asja. Kumminuia, sellega muidugi saab ka pereestrina seda kasutada, kala ära killida kiirelt, humaanselt kui vaja. Selline limiidi sai seekord ilusti täis, nii et võib päevaga täitsa rahule jääda. Kala oli ilus siin. Et mõõdult oli väga ilus kala.